Siin ta on. Ohohoo. Seda ma olen oodanud. Oi. Tervist. Ei teadnud juba vaatate. Aga sain just paki kätte. Ma arvan, et 3 kuud. Ja te ei arva, mis siin sees on. Ma olen juba unustanud, mida ma tellisin. Aga nüüd on see kohal. See siin on S8. Aga mitte Samsung, vaid hoopis midagi muud. Kohe vaatame lähemalt. Tere kõigile! Marko siin uue videoga. Ja täna on meil karbi avamine. Saabus otse Hiinast S8. Elephone S8. Ilmselt enamik ei ole kunagi kuulnud sellest midagi. Aga Elephone on juba mitmeid aastaid tootnud päris ägedaid telefone. Ja see siin on nende kõige viimane, kõige kõvem sõna aastal 2017. Kohe vaatame karpi. Ma tellisin selle eeltellimusena juba mitmeid kuid tagasi ja austus ma ei uskunud, et see enam kohalegi tuleb, sest ma tellisin ka 2 aastat tagasi, ma arvan, mingit teist mudelit sealt tehasest. Ja see oli samuti neil eeltootmises. No ütlen eeltellimuses, nad alles tootsid seda ja ma 3 kuud ootasin ja siis ma loobusin, küsisin raha tagasi, et ei jõudnud ära oodata. Ma mudelit ei mäletagi enam. Äkki oli mingi B8000 või ka mingi selle aja tipp. Tahtsin kuldset saada. Aga ei saanud oma kuldset. Aga nüüd on S8 ja see on kohal. Nii. Loeme, mis siin taga on, mis tal sees olid, ega ma enam ei mäleta. CPU Mediatek Helio X25 Deca-Core. Mälu 4 giga RAM-i, 64 ROM-i. Esimene kaamera 8 mega, tagumine 21 mega. Võrgud, GSM, blablabla, kõik on olemas, LTE-d. OS Android 7.0 jookseb. Display 6 tolli 2K. Ehk siis oluliselt rohkem kui Full HD pilt peaks sellelt välja tulema. Patarei 4000 milliampertundi. See oli ka üks oluline asi, miks ma võtsin. Patarei on suur ja display 6 tolli. Kohe vaatamise. Fingerprint ehk näpujoone lugeja, väga oluline asi. Kindlalt oli seda mulle vaja. Ilma selleta ma ei osta enam ammu ühtegi telefoni. No ja muud tavalised asjad. Igasugused GPS-id, särgid. Mis ma panen tähele? Natuke lümmis on. Ja karbil ei ole seda. Sulgemist ei ole nagu. Kilet ei ole üldse. Et karp nagu on lahti. Aga samas kiled olid okeid. Nii. Opa. Karp on päris kobe. Siuke jurakas. Sapagaan. See on ikka tõsine klots. Ma ei tea, kas see kaamerast vist ei paista, kui suur see on. Aga Samsung S8 on Elephone S8 kõvasti suurem. No pärast panenud kõrvuti, saab võrrelda. Johaidi. See on ikka tõsine tükk. Naeratus mu näolt ei kustu, sest see on nii suur. Ilus. Sinine jällegi. Ilus värv. Hakkas meeldima seoses ühe teise telefoniga. Mitte Samsung S8, aga ühe teisega ma võib-olla teen sellest review kunagi. Lahe.
mis siis ikka, võtame kiled maha. Taga on ka kile, muide ma vaatan, ja sellel on ees ka kile. Okei. Tähelepanu. Ära kasuta vale SIM-kaarti, mis on käsitsi lõigatud. Okei. See tagumine olla. See ei tule ära. Aga esimene. Opa! Ühesõnaga eelinstalleeritud kaitseekraan, ma saan aru. Aga näen 2-3 mullikest. Aga ilus. Suur. See on ka nii-öelda see tänapäeva mood siis ehk see Infinite Display ehk lõppematu ekraan või kuidas seda eesti keeles öelda. Et ekraan on tõesti suur. All näpuli lugeja. Varasematel mudelitel oli ka siin. See on ka mõistlik koht. Aga sellel on siin ees. Ja see nüüd on päris näpuli lugeja. Vähemalt varasemalt on olnud, et ma arvan ka sellel mudelil on. Et Elefoni nalja ei tee, et see peaks ikka päris olema, mitte niisama, et katsud siin küünarnukiga ikka töötab. Okei, lülitame selle looma sisse. Suur. See on siuke tükk. Ägev. Suur display. Tõsiselt jurakas. 6 tolli. 2K screen. Okei, vägev, ma ütlen teile. Telefoni logo, mida ilmselt enamik näinud, teist ei ole. Aga vägev. Nii. Suur. Okei, tahab seadistamist. Ühesõnaga, vaatame nii kaua, mis siin karbis on. Või vaatame, mis tal siin... Ega ma ei mäleta, mis siin on. Siin on mingi andur. Äkki on infrared. Ega ma ei mäleta, mis siin oli algusest ammu. USB-C kindlalt kõigil uutel telefonidel vajalik. Ärge ostke telefoni tänapäeval ilma USB-C-ta. See on nagu kindel teema. Vana mikro-USB-ga pole küll mõtet telefoni osta. Nii, kõlari augud. No nendest üks on kindlalt fake, nii nagu ka Samsungil ja teistel. Väga vähestel on stereokõlarid. Pile peal on volume ja poweri nupp. Ossa nuga. Vot siin isegi kile on isegi. Kile peal on kirjas, mis nupud on. Väga mugav. Aga ma ei tea, kas see jääb kaamerasse, aga kaamera või see nupp on sinine, mustriline ja väikese servast punaka varjundiga. Ma ei tea, kas see kuidagi jääb peale, aga ülišef. Enne kui me vaatame karpi. Kas teate, mis see telefon maksab? Kujutate ette, mis see maksab? See on nüüd tehtud siis puhtalt Samsung S8 konkurendiks, sest selle nimi on ka S8. Nagu nimigi viitab, ilmselt hiinlased ei mõelnud üle, vaid tegid asja lihtsaks. Aga see ei ole mitte kloon, vaid nende täiesti oma bränd ja oma toodang. Ja selle hind on, sõltub kust te ja millal tellite ja mis hinnaga saate, aga suurusjärk 250 kuni 300 eurot on see telefon, ehk see on alla 300 eurone telefon. Ja see on siis nüüd kindlasti, ütleme nii, et tipptelefon. Ja ma seadistan ta ära, siis paneme käima, vaatame, mis siin sees on. Aga nii kaua vaatame, mis on karbis. Nii. Kiled vaatasime. Mis see on siin? See on case, mul tuleb meelde, et ma tellisin siis nendelt oli mingi korpus kasus. Telefon Quick Start Guide. Okei. Ingliskeelne. See on küll uskumatu. Ja itaaliakeelne. Saksa keel, vene keel.
okei, siin on kirjas, kuidas teha kõnet, SMS-i saata. No, ma on seda kirjas, saad menüüsse sisse. No, Android tavaline tegelikult, ega seal muud ei ole. Nii. Nii, SIM-kaardi nõelake. Okei, see oli küll ootamatu, see oleks arvelt tark kadunud. Nii, korpus on siis läbipaistev ja siuke tavaline kummine. Läbipaistev muidugi sellepärast, et mitte rikkuda seda ilusat sinist. Ütleme, et mulle ei meeldi need korpused. Igasugused need kummikatted ja mitte kummikatted. Noh, kõige hullem ei ole, ma pean selle kilesid tagant ära kiskuma. Siis näeb asi parem välja. Noh, peos püsib paremini. Ei ole nii libe. Kuigi peaks ütlema, et see telefon võrreldes näiteks Samsung S8 ei ole see S8 üldse mitte nii libe. Tundub päris hästi käes püsiv. Okei, nii, siin oli siis pakun laadja. Õieti pakkusin. Huvitav, kas seal on ka kiirlaadja? Ei mäleta. Aga ma ei viitsinud enne järgi vaadata, enne kui hakkasin avama, et mida ma avan. Saaks ruttu paki lahti. See on põhiline. Nii. Telefoni logoga jällegi. Nii, travel, model, input. 2 amprine. Ma arvan, et see laeb päris kävedalt. Võib proovida. Nii, ja siin on siis, mis siin on kõrvaklapid. Nii, otsas, tühi, karp on tühi. Nii, ahaa, sellel ei ole kõrvaklapi auku. Vaat, mida sellel ei ole. Mina sellest puudust küll ei tunne, aga paljud tunnevad. Ja siin on üleminek siis USB-C-lt 3,5 mm kõrvaklapi pesale. Ja ilusti logoga. See on USB laadimiskaabel. Väga ilusa logoga kleepsuga kinni pandud. Ilus. Samsung S8 kaabel. Mis maksab, telefon ise maksab siis 3 korda rohkem. Ei ole pooltki nii uhke. Ja täiesti korralik, kvaliteetne tundub siuke. Mitte väga pikk. Mõtleks, et pistikupesa peab olema laua peal. Kui vähemalt lähedal, et väga kaugele sellega ei lähe. See on mingi tootmisviga. No ma arvan, et see töötab, ma oletan. Kusjuures väga ilus näeb välja. Ja sinine sobib telefoniga peaaegu. Võiks natuke tumedam olla, aga väga ok. Nii, aga karbis mant nähtud. Panen telefoni käima ja siis vaatame edasi, mida ta teeb. No mis ma ütlen? Display on meeletu. Aku oli muide täiesti täis laetud. Ilus telefon. 250 eurot. Täiesti uskumatu telefon tundub. No, ma juba ennustan, et kaamera, kuigi ta siin kirjas, et mingi 21 megapikslit, et see ei ole nii uhke. Et see jääb siukeseks kehvemaks, aga vaatame. Panin tööle ja seadistasin ära näpujälje lugeja. Vaatame, kuidas see töötab. Hopp, super. Super. Väga kiire. Ma võin öelda teile, et selle näpujälje lugeja on parem kui Samsung S8 ja see on Elefun S8. Hiina tootja 3 korda vähem hind. Igal juhul on see vähemalt sama aja. Aha, siit läks kohe. Okei. Sellel on üks nupp, ainult näpujälje lugeja ja klahv, et see teeb nüüd siin kõiki asju. Et sõltub, et kas puudutad 1 korra, 2 korda kiiresti, 1 korra pikalt, et mingid vasakut paremalt siin mingeid klahve ei ole.
ja display peal ka neid ei ole. Aga okei, kusjuures täiesti tühi. Oi, mingi notebook tuli lahti, võtame eest ära. Mingit reklaamvara ega midagi ei paista. Päris huvitav, väga meeldib muidugi. Tavaliselt on igasuguseid, ma ei tea, ime asju pannakse peale. Nii, proovi mingi näpu, mida ma ei pannud. Nii, nüüd proovi mingi näpuga, mida ma ei pannud ja ei midagi, aga pöidlad panin. Pöidlad panin vähemalt oma arust. Ahah, vaat vale näpuga puutud, läheb lolliks või? Palju katseid, proovi uuesti. Jaa, siin oli eesti keel ilusti peal ja täiesti viisakalt. Proovi hiljem uuesti. FM raadio paistab olevat. Ilmselt tahab see kõrvaklappe ees järgi saada. Ma oletan, et see ilma ei tööta nagu ikka. Antenni ju vaja. Maps. Playboard. Taskulamp. SOS on. Ma paneme on. Jah, töötab küll. Nii. Ma ütleks, et jah, ei ole mingit reklaamvara ega midagi. Brauser tundub vähe imelik, vähemalt märk on mingi imelik. Nii, suunab Elefoni kodulehele. Näete, siin samas see $280 oli see telefon siin müügil praegu, osta kohe. No, ütleme, siin tuleb maksud juurde nagu ikka, Hiinast tellides kallimaid asju. Tuleb käibemaksu maksta ja tollida ise siis või maksta tolliteenuse eest. Aga kui te otsite, saate sellest hinnaks peaks odavamalt saama ikkagi. Et selle telefoni hind peaks jääma küll julgelt siin 300 piiresse ilusti. 300 euro piiresse siis, koos maksudega. Ma arvan isegi, et kui hästi läheb, saate odavamalt. Nii, okei, see brauser on jah mingi imelik, pole siukest kasutanud, et ei tundu väga mugav, et Chrome'i harjun kasutama. Nupud on siin mingid. Okei, ühesõnaga ma läksin kuhugi, ma lähen siit välja. Vabandust. Tundub väga lahe. Kaamerat proovin pärast, siis ütlen, mis ma tast arvan. Aga ega siin midagi muud ei ole, jah. SIM-kaarti mul sees ei ole, et helistamist ma ei viitsi praegu proovida. Nii. Ega siin polegi. Täiesti... vaatame seadet ka. Ot, väga ilus asi, mis praegu panin tähele. Üleval ei ole musta riba, vaid nad on selle kuidagi siia nagu ilusti sisse sobitanud, et see on tõesti suur ekraan. Ja tõmbad lahti, siis alles tuleb nii. Mis siin meil on? Okei, SIM-kaarti pole. Nii, oleme settingud. Eesti keeles ilusti. Vaatame, mis meil siin on. Android telefoni kohta 711 on peal. Elefone S8 turvapaik 5. september 2017. Ma ütleks, et see ekraan on nagu väga uhke. Tundub siuke täiesti tegija ekraan nagu. Paneme Full HD-ks. Ekraan peaks 2K olema. Nii. Ops. Niimoodi. Nii, ekraan on 2K, video on Full HD. Suur pilt on küll, suurem kui Samsung S8. Paneme häält ka. Isegi praegu kannatab referentsleveli kuulata seda. No nii. Minu kokutav video, aga võib-olla tasubki vaadata ikkagi. Täitsa kõlab. Pole häda midagi. Nii.
okei. Ma ütleks, et täitsa tore seade. Ja esmapilgul ikkagi see ekraani suurus ikkagi tegelikult lööb. See lööb nagu täiega. Täiega lööb see ekraani suurus. See on suur telefon. See on tõesti suur telefon. Mis mul siin võtta on kõrvale? Võrdleme millegagi, mis mul siin, üks Huawei on siin, see on 5,5 tolli. Kurat, see on peaaegu sama suur, käest tundub oluliselt väiksem, aga vahe on selles, et selle ekraan on oluliselt suurem kui siin, see üht pole sees, ei ole jah. Et sellel on ekraan kõvasti väiksem nii servodest ülevalt alt, et siin on ainuke koht, kus ekraani ei ole, on see alumine serv siin. Super. Tõsiselt suur ekraan. Kile on peal, ei tea, näpuvälg ilmselt jääb. Pean selle kile ka maha kiskuma. Nii, okei. See oli siis Elefone S8 lähemalt vaade. Tundub täiesti normaalne. Töötab kiiresti, mingit probleemi pole. No nii. Esimesed muljed Elefone S8 käes. Suur. Ekraan, display. Super. Täiesti vinge näeb välja. Okei, ta ei ole nii uhke nagu on Samsung S8. Aga selle hinna eest on ikka display ikka väga võimas. Mingit videot vaadata või midagi väga äge. Ma mingit mängu pole siia peale installinud, et pole proovinud. Mingi mängumis ei ole, aga võib-olla peaks proovima, aga ma arvan, et see protsessor peaks seda ka siin täiesti normaalselt vedama. Võib-olla pärast pole proovin veel. Aga kaamerat vaatasin. Mida karta oligi. Jokutab. Mõtleb, ei teravusta nii hästi. Tähendab, kui paigal hoida, teravustab ära täiesti normaalne pilt. Aga kui siin hakata nagu kiirelt liigutad, siis on nagu ikka odavamad kaamerad, et ei ole see pilt nagu nii hea. Aga kui pilt ära teha, siis on täiesti normaalne. Hämaras ka. S8 pole midagi võrrelda. HDR funktsioon on peal. Aga ütleme nii, et pildid teeb ära täiesti normaalsed. Ei ole mingi super kvaliteediga, aga saab täiesti viisakaid pilte teha. Ja kõik muud funktsioonid tunduvad ka olevat siin. Igasugused selle kaameral. Panoraamid ja mitte panoraamid. Tavaline, ütleme, kaamera on siuke, ma ei ütle, et kõige kehvem, ütleks siuke keskmine, et on kindlasti kõvasti kehvemaid ja paremaid on ka. Kui te mingi suur pildistamise ei ole, vaid tahate lihtsalt vahest mõne pild teha, siis on täitsa okei. Aga kui tahate videosid vaadata või lihtsalt nautida suurt displeid, siis on see super vidin. No tõsine jurakas. Kui teil on väiksem käsi, siis ikkagi, ma ei arva, et see nüüd ebamugav käes hoida on, aga ta tundub suur. Display ise on ka suur. 6 tolli ikkagi on 6 tolli siin tunda. Näiteks S8 on mehitatud, Samsung S8 siis on mehitatud ta pikemaks, on 5,8 ja kumer ja ta on hulga väiksem. Nii käes kui mõõtudelt. See on ikka siuke, et võtad kätte, saad aru, et sul on telefon käes. Telefon, millel on suur display. Ma ei tea, kuidas rääkimine on. Selline näeb. Lahe. Elefone S8. Alla 300 euro telefon. Super toode, ma ütlen. Ilus. Kõik uuemad vidinad peal. Sellise raha eest ei saa te küll Eestis midagi sarnast. Selles ma olen üsna kindel. Lahe.
see oli siis ülevaade ja karbist välja Elefone S8-le. Kõike head ja järgmise korrani. Vaata ka minu teisi videosid siin ja siin, näiteks neid või mõnda teist. Kui sulle meeldis see video, pane like, jäta kommentaar, mis sa arvad. Kui ei meeldinud, jäta ikka kommentaar, ütle, mis on halvasti, teen järgmine kord paremini. Ja ära unusta vajutada telli nuppu, mis on siinsamas all, suur ja punane.